Eesti Fotofestival esitleb. Pärnu fotograafide ja fotohuviliste kokkutulek toimus 23. aprillil 2011. Üritus algas Pärnu külastuskeskuse galeriis, kus avati fotonäitus Minu Pärnu talv 2011. Näituse pildid trükkis kunstitrükikoda Sisustuspilt. Näitus koosnes samanimelisele fotokonkursile laekunud töödest ja toimus võitjate autasustamine. Ürituse avasid profifotograaf Mehis Palotu ja Pärnu abilinnapea Jane Mets. Ja esmalt annan avasõnaks proua abilinnapea Jane Metsale. Mina alustaksin niipidi, et lugupeetud fotokunstnik. 3. koht, tänukiri Ants Liigusele. Ants Liigust ma vist ei näe siin praegu. Kateriina Kraft teise koha foto eest. Kinni küll mulle tänan. Esikoht pildi eest Vaifus ennem tormi Albert Sillaste. Esikoha auhindadeks oli fotolõuendil 60x40 cm väärtuses 42 € firmalt sisustuspilt.ee, 85 € väärtuses fototehnika T-poest 35mm.ee ja tänukiri Pärnu linnavalitsuselt. Millised on tänase ürituse muljed? Muljed on väga meeldivad, eelkõige juba sellepärast, et Pärnus üldse selline talvine festival toimub, mille raames on pilte tehtud. Pärnu talv 2011 ja 118 fotot on ju suurepärane tulemus esimese fotokonkursi kohta. Ja kui vaadata siin seinte peal olevaid fotosid, siis mina fotokunsti võhikuna ütleksin, et kõik on väärt esimest kohta. Milline osatähtsus on fotograafial Pärnu linna jaoks? Ma julgen öelda, et siiani võib-olla on ta suhteliselt tagasihoidlik olnud. Ta võiks olla tunduvalt suurem ja loodan, et algus on tänasega tehtud. Millised on tänase ürituse muljed? Väga head. Ei oleks ootanudki sellist tulemust, et tahtsin saada esi 20 hulka, vähemalt siia näituselegi, aga see tulemus on ülihea. Üritus jätkus fototeemalise õppeseminariga Pärnu Keskraamatukogus. Toimus fotokonkursile laekunud fotode analüüs, mida viisid läbi profifotograafid Mehis Palotu ja Ülo Soomets. Pilt on tehtud, mõte on olnud inimesel. Minuni mõte paraku ei ole. Pead minema, sest kui peegelkaameraga on tegu, siis tavaliselt see, mida sa peegli peal fikseerid ajus, see, et oli väga ilus. Esitatud pilt oli suhteliselt vähe ja mulle tundus, et oli ka väga palju pilte, mis oleks sobinud väga hästi perealbumisse, aga stasi üleslaadimiseks ja ilmarahvale vaatamiseks pilt oli ikka napivõitu. Tutvustati Eesti Fotofestivali tööd ja tulevasi üritusi. Fotograaf Andrei Altjõe tutvustas sisustuspilt.ee tooteid ja rääkis, kuidas fotosi salvestada, et saada kvaliteetset väljatrükki. Täna siis tutvustasime Pärnus siin fotograafidele, kuidas pilte kvaliteetselt välja trükkida, et mis on need tingimused, et pilt tuleks kvaliteetne väljatrüki puhul? Muljed olid väga head, räägiti piltide salvestamisest, väljatrüki võimalustest, samuti pildistamisega seotud autoriõigustest.